Nonii, kell on 16:10 ja on aeg trenni minna. Täna tahaks mul puhkenädal. Täna on 1,5 tundi. Et ikkagi ujumisliigutust natukenegi käes hoida, et selle ujumisega seoses varsti on mul siin midagi plaanis, mida ma saan näidata teile. Õues on räige tuul, kuidas see rullsuusatamine nüüd välja hakkab nägema, aga eks näis. Ja pühapäeval on mul siuke asi nagu Ironman VR, kus ma siis jooksen 3 kilti, selle rattaga 40 kilti ja siis jooksen uuesti 10 kilti. Kuna hetkel ujuda ei saa ja Ironman on siukse distantsi välja mõelnud, siis mõtlesin, et mis seal ikka puhke nädala lõpuks siuke väike võistlusmoment ka teha ja vaatame, mis saab. Kell on siis 6:30, trenn tehtud. Tuul oli küll ühes suunas oli päris tugev, kuid pärast tagasi tulles oli päris hea, et vahepeal tuli isegi 20 kilti tunnis. Siuke mõnus oli. Kokku tegin siis 20 kilti ja keskmine kiirus 13,5 kilomeetrit tunnis. Ehk siis siuke rahulik. Räägi, mis teed siin? Nii räägi. Ma lähen nüüd 5 kilti jooksma ajale, pidin kell 11 minema. Kell on, ma ei tea, 10:55, jõuab veel. Kõik, kes on kaitseväes käinud, teavad, et 3 minutiga on võimalik voodist välja tulla hommikul ja jõuda õuerivi, nii et aeg on. Nii, soojendus, jooks on tehtud 2,5 kilti ja nüüd teen mõned jooksuharjutused. Jooksuharjutused tehtud, nüüd teen mõned sprindid, on nii-öelda makskiirusega kohe, 2 on siis kiirendusega, siis alustan rahulikult, lõpetan kiiresti. 30 minti kohe täis, aga vaikselt siit üle riideid ära võtma, et valmistada. Siis 5 kilti maksimaalselt pingutada. Nii, riided ära võetud, siis alustan siit samast maja eest ja jooksen 2,5 kilti ühte suunda ja siis keeran tagasi ja 2,5 kilti teist suunas. Seda testi teen iga teatud aja taga, et siis vaadata, kuidas jooksuvorm nii-öelda arenenud on. 20 minutes later. Kõik, mis anda oli, ma andsin ja 3:13 peal tuli oksa. Algus läks päris hästi. Esimene kilt oli vist 3:40. Siis ma tundsin, et on nagu ruumi ilusti. Panin teisega 3:32. Siis tundsin, et see on nagu hea. Ja siis hoidsin seda, tegin tagasipöörde. Tagasipöörde läks räigelt raskeks. Langes tempo 3:40. Siis mõtlesin, okei, ma olen 3:40 lõpuni, et see on isegi hästi. 3 sai täis ilusti. Ja siis tundsin, et kurat, kuidagi keerab kõhus siuke imelik. Ja siis, kui 3:13 täis sai, tundsin, et okse tuli suhu juba. Siis jooksin veel, mõtlesin, et ei, äkki ei tule ikka. Siis panin kella pausile ja nii kui pausile panin, nii okse tuli ka, et keskmine pace tuli siis 3:48. Distants ajaliselt 18:51.2. Keskmine pulss 176 ja maks 190. Mul tegelikult hakkas videoloeng praegu koolis kell 12 siis. Lõdvestust ma arvan, et ma teen 10 minti, 15 minti ratta seljas. Ja siis samal ajal kuulan loengut, et ei taha sellest väga ilma jääda. Mis teed? Ma olen ka kohe proovin väikse ujumise. Nii kui Viiveke trenni teeb, siis ma tõmban ka lipsu selga ja lähme proovime seda endless pooli. Vesi on jahe.
dance music. Koroona sunnib mind seda tegema, ma muidu ei teeks. Aga kuna meil siin on kehtestatud siuksed olukorrad nagu nad on ja õues just kõige palavam üle, aga mul on selleks lifehack. Lasin kannus vee soojaks. Mitte, et ma nüüd seda basseini hakkaks valama, et basseinis vesi soojaks läheb, vaid nii, soe vesi on ka liptoos. Ma olin kokku ees. Ma panin kella palju hiljem kinni, aga kella oli 4 minti. Ma arvan, et ma olin võib-olla minut, kui sedagi. Vesi oli räigelt külm, aga kehal ei olnud külm, aga siin seda osa, kus kalipsot ei olnud. Ehk siis see osa ja sääres nii palju, sest nendel kohtadel hakkas külm. Ja mis seal ikka, panen siin kalipsod värgid kuivama ja... The next day. Täna on laupäev, 11. aprill. Kell on 10:10 ja teeme ühe ETB testi. 20 minti peab maksimumiga seisma. ETB test on tehtud ja mõne oma jalgu enam ei tunne. Test läks kehvemini kui eelmine kord. Tuli vähem patte ja pulss oli kõrgem. Nüüd 15 minti rahulikult peale ja kõik.